võrkpall tehti, oli see, et selle ala looja mõtles, et tahaks sellist aristokraatlikku mängu, sellist välja peetud, intelligentset peaga mängu ja siis ta lõi võrkpalli, kus ei ole sellist väga tugevat kontakti, vaid ongi selline, et sa pead peaga mängima, võrkpall on peaga mäng, mitte kätega mäng. Siin on läinud nii, nagu me eeldasime, et üks natukene võib-olla teistest üleolev tiim ja ülejäänud sellised, keda võib nagu lihtsamini võita. Mitte lihtsamini võita, keda on võimalik võita. Inimestega ettevõte ja siis võib-olla osad inimestega puutu igapäevaselt kokku ja kui nendega mängida koos trennis, siis see nagu loob rohkem tiimitunnet. Vastaste tase on väga hea. Selline, ütleme, mitte väga kõrge, selline paras rahvaliiga tase, mida me nagu ootasime ka. Kui oleks väga professionaalsed olnud, siis oleks natukene igav mängida võib-olla, et me nii tugevad ei ole, et nendega vastu võnida. Hirmutav see, kus mõtled, et mis mina nüüd pole mingi trenniski käinud ega pole tükk aega mänginud, aga võib-olla kunagi lihtsalt meeldis võrkpalli, et siis sellest piisabki, et kui lihtsalt natukene mõned korrad koos trenni teha ja ongi olemas.